50 aastat hoidis ta seda saladust. 50 aastat ärkas ta öösel higisena, kuuldes endiselt seda häält, rahulikku, väsinud, kuid murdmatut häält, mis parandas vene keeles tema tõlget. Ei, noor mees, see sõna tähendab midagi muud. Öelge neile täpselt, mida ma ütlesin. See oli Otto Tiefi hääl Pagari tänava keldris, 1944. aasta oktoobris. Ja mees, kes pidi seda tõlkima, 22-aastane eestlane, keda Punaarmee oli mobiliseerinud ja Nkvt oli värvatud tema keeleoskuse pärast, pidi vaatama, kuidas üritati tema rahva peaministrit tükkideks rebida. Mitte füüsiliselt. See oleks olnud liiga lihtne. Kindral Savtšenko, Moskvast saadetud külmavereline strateeg, oli andnud selge käsu, Tiev peab ise paluma Nõukogude kodakondsust. Ta peab raadios hukka mõistma Eesti iseseisvuse. Surnud märter on ohtlik, murtud kangelane on kasulik. Aga kuidas murda meest, kes oli juba kõik kaotanud? Kes teadis, et tema valitsus kestis vaid 30 päeva? Kes oli tabatud Läänemaal, Põgari küla lähedal, oodates paati, mis ei tulnud kunagi? Tõlk, kes nüüd oma surmavoodi ääres lõpuks rääkis, kirjeldas midagi, mida ükski ametlik protokoll ei kajasta. Ta kirjeldas psühholoogilist sõda, kus iga sõna oli relv, iga vaikus oli taktika ja iga päev oli katse võtta mehelt see viimane asi, mida Nkvt ei saanud füüsiliselt konfiskeerida, tema hinge. Esimene kord, kui tõlk nägi Otto Tiefi, oli see 1944. aasta oktoobri lõpus, Pagari tänava keldris, kus õhk lehkas vere, higi ja kartuse järele. Ruum oli väike, betoonseintega, üks eredalt põlev lambipirn lae all, mis muutis kõik varjud teravaks ja ebainimlikuks. Laua taga istus mees, kelle kohta tõlk oli kuulnud vaid legende, Eesti Vabariigi peaministri asetäitja, advokaat, vabadussõja veteran. Aga see mees, keda ta nägi, ei olnud kangelane propagandaplakatilt. See oli 55-aastane, hall, kurnatud mees, kelle ülikond oli määrdunud ja kortsus, kelle silmad olid punased unepuudusest. Aga kui Nkvt uurija, jäme, higine mees nimega Sokolov, hakkas talle küsimusi esitama vene keeles, juhtus midagi ootamatut. Tiev vaatas talle otsa ja ütles eesti keeles, ma nõuan tõlki. Ma ei vasta küsimustele ilma ametliku tõlgita. Sokolov naeratas. Te räägite ju vene keelt suurepäraselt, seltsimees Tiev. Tiev ei naeratanud. Ma räägin tõesti. Aga see on ametlik ülekuulamine. Ja ma nõuan, et iga minu sõna oleks protokollitud täpselt nii, nagu ma seda ütlen. Mitte nii, nagu teie seda mõistate. See oli esimene õppetund, mida tõlk sai, Tiev ei võidelnud mitte ainult oma vabaduse eest. Ta võitles iga sõna eest. Sest ta teadis, ja Nkvt teadis samuti, et need protokollid lähevad Moskvasse ja iga väike moonutus, iga vale tõlge võis muuta tema ütlused reetmiseks. Konveier. See oli sõna, mida tõlk kuulis esimest korda mõni päev hiljem, kui ta juhuslikult pealt kuulas kahe Nkvt ohvitseri vestlust koridoris. Tiefi puhul kasutame konveieri. Ta peab olema üleval ööpäevaringselt. Uurijad vahetuvad iga 6 tunni järel, aga tema istub seal, käed seljal, ilma magamisvõimaluseta. Tõlk ei mõistnud kohe, mida see tähendab. Aga siis, kui ta järgmisel päeval uuesti keldris oli, nägi ta seda oma silmil. Tiev istus samal toolil, samal kohal, samas asendis. Aga uurija oli erinev. Ja 6 tundi hiljem oli jälle uus uurija. Ja Tiev istus endiselt seal, selg sirge, käed seljal, silmad punased, aga hääl endiselt rahulik. Ei, see pole õige sõnastus. Ma ei öelnud, et ma juhtisin valitsust. Ma ütlesin, et ma täitsin peaministri asetäitja kohustusi vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele. Palun parandage protokollis. Sokolov, kes oli juba 30 tundi järjest tööl, kuigi vahetustega, plahvatas. Mis vahet sellel on? Te olete reetur. Te olete saksa käsilane. Te olete, Tiev vaatas talle otsa. Ja tõlk nägi selles pilgus midagi, mis pani tal südame kinni jooksma. See polnud viha. See polnud hirm. See oli kaastunne. Kaastunne mehele, kes ei mõistnud, et sõnadel on tähendus. Vahet on, ütles Tiev vaikselt. Sest kui te kirjutate protokolli, et ma juhtisin valitsust, siis te vihjate, et ma võtsin võimu ebaseaduslikult. Aga kui te kirjutate, et ma täitsin kohustusi vastavalt põhiseadusele, siis te tunnustate, et Eesti Vabariik eksisteeris seaduslikult. Ja see on tõde, mida te ei saa muuta, ükskõik kui kaua te mind siin hoiate.
Detsembris saabus Moskvast mees, kelle nime tõlk kuulis ainult sosinal, kindral Savtšenko. Tõlk ei näinud teda kunagi otse, aga ta tundis tema kohalolekut. Uurijad muutusid ärevamaks, täpsemaks, julgemaks. Ja meetodid muutusid. Enam ei olnud see lihtsalt unedeprivatsioon. Nüüd toodi lauale fotod. Tõlk ei unusta kunagi seda hetke, kui Sokolov, kes oli nüüd selgelt kellegi teise käsul tegutsemas, asetis Tiefi ette 3 fotot. Esimene oli Tiefi naine. Teine oli tema tütar. 3. oli tema poeg. Nad on praegu Tallinnas, ütles Sokolov aeglaselt, lastes igal sõnal vajuda. Nad elavad teie vanas korteris. Nad ootavad. Nad ei tea, kus te olete. Nad ei tea, kas te olete elus. Aga see võib muutuda. Kui te teete õige otsuse. Tõlk tõlkis. Ja ta nägi, kuidas Tiefi käed, mis olid kogu aeg olnud liikumatud seljal, värisesid korraks. Ainult korraks. Siis Tief hingas sügavalt sisse ja ütles, mida te minult tahate? Sokolov naeris. Me tahame, et te räägiksite raadios. Üks kõne. Te ütlete, et Eesti iseseisvus oli viga. Et Nõukogude võim on õige tee. Et te palute andestust Eesti rahvalt, et te juhtisid neid valele teele. Ja siis võib-olla teie perekond saab teid külastada. Võib-olla te saate isegi vabaks. Tief vaatas fotosid. Pikalt. Tõlk nägi, kuidas tema silmad täitusid pisaratega. Aga siis ta tõstis pilgu ja ütles, ei. Lihtsalt ei. Mitte selgitust. Mitte vabandust. Lihtsalt ei. Sokolov lõi rusikaga lauale. Te olete loll. Te surete siin. Teie perekond kannatab. Ja mille nimel? Riigi nimel, mida enam ei eksisteeri. Tief vaatas talle otsa ja ütles midagi, mida tõlk pidi tõlkima, kuigi ta teadis, et see teeb Sokolovi veel vihasemat. Eesti Vabariik eksisteerib seni, kuni on inimesi, kes mäletavad, mida see tähendas. Ja ma ei saa seda mälestust raha eest maha müüa. Isegi mitte oma perekonna eest. Kevadel 1945 viidi Tief Moskvasse. Tõlk ei näinud teda enam kunagi. Aga ta kuulis kuulujutte. Kuulis, et Tief oli Lubjankas, siis Lefortovos. Kuulis, et Savtšenko ise oli tema ülekuulamistel kohal. Kuulis, et Tief keeldus endiselt. Ja siis 3. juulil 1945 kuulis ta kohtuotsust 10 aastat vangilaagrit, 5 aastat asumist. Mitte surmanuhtlust. Ja see oli imelik. Sest Inkvõd ei olnud kuulus oma halastuse poolest. Aga tõlk mõistis hiljem, mida see tähendas. Savtšenko ei saanud Tiefi murda. Ja ta ei saanud teda tappa, sest see oleks olnud tunnistus tema ebaõnnestumisest. Seega jäi Tief ellu, mitte armu tõttu, vaid seetõttu, et tema surm oleks olnud Savtšenko jaoks isiklik kaotus. Tõlk elas edasi. Ta töötas NKVD-s, hiljem KGB-s, tõlgina veel aastaid. Ta abiellus, sai lapsi, läks pensionile. Aga iga öö, kui ta sulges silmad, nägi ta Tiefi nägu. Nägi seda rahulikku, väsinud, kuid murdmatut pilku. Ja ta küsis endalt, kas ma oleksin suutnud sama. Kas ma oleksin suutnud öelda, et ei, kui mu perekonna fotod oleksid laual? Kas ma oleksin suutnud parandada oma piinajate grammatikat, kui ma oleksin olnud üleval juba 5 päeva järjest? Nüüd oma surmavoodi ääres, 50 aastat hiljem, ta rääkis. Sest ta mõistis, et see lugu ei kuulu talle. See kuulub Eestile. See kuulub inimestele, kes peavad teadma, et nende peaminister ei murdunud. Et ta ei palunud halastust. Et ta ei müünud oma hinge. Ja et hind, mida ta maksis, polnud ainult 10 aastat kulagis. Hind oli see, et ta pidi elama teadmisega, et tema perekond kannatas. Et tema riik oli okupeeritud. Et tema ohver ei toonud vabadust. Aga kas see tähendab, et see oli asjatu? Tõlk raputas pead, isegi nüüd, kui surm oli juba ukse taga. Ei, sosistas ta. See polnud asjatu. Sest ta näitas meile, et on asju, mida ei saa ära võtta. Isegi Inkvõd ei saanud võtta Tiefilt tema veendumust, et Eesti Vabariik oli õige. Ja see veendumus elas edasi. Minus. Teistes. Ja ühel päeval, kui Eesti oli jälle vaba, mõistsin ma, Tief võitis. Mitte kohe. Mitte oma eluajal.
aga ta võitis. Aga mis juhtus seal Pagari tänava keldris nende kuude jooksul, kui Tiev oli Inkvat kätes? Mis olid need täpsed meetodid, mida Savtšenko kasutas? Ja miks need ei töötanud? Tõlk rääkis detailidest, mida ükski ametlik protokoll ei kajasta. Ta rääkis sellest, kuidas Tievi hoiti eredalt valgustatud ruumis, kus lambipirn põles katkematult, muutes päeva ja öö eristamatuks. Kuidas talle anti süüa ebaregulaarselt, mõnikord 2 korda päevas, mõnikord mitte üldse 3 päeva, et ta kaotaks ajatuju. Kuidas uurijad vahetusid, aga küsimused olid alati samad, korrati lõputult, kuni sõnad kaotasid tähenduse. Miks te moodustasite valitsuse? Kes andis teile õiguse? Kes olid teie kaasosalised? Mida te plaanisite teha nõukogude võimuga? Ja Tiev vastas. Iga kord. Täpselt. Juriidiliselt vettpidavalt. Ma moodustasin valitsuse vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele, kasutades ära võimuvaakumit, mis tekkis Saksa vägede lahkumise järel. Mulle andis õiguse Eesti Vabariigi seadusandlus, mis oli kehtiv ja legitiimne. Minu kaasosalised olid Eesti Vabariigi kodanikud, kes täitsid oma kohustust riigi ees. Me plaanisime taastada Eesti Vabariigi iseseisvuse ja demokraatliku korra. Iga vastus oli nagu seinalöök. Iga vastus oli keeldumine mängida Inkvat mängu. Sest Inkvat tahtis, et ta ütleks, ma tegin vea. Või, ma olin Saksa agent. Või, ma kahetsen. Aga Tiev ei öelnud kunagi neid sõnu. Ja see ajas uurijaid hulluks. Tõlk meenutas üht konkreetset hetke, mis jäi talle eriti meelde. See oli jaanuaris 1945, kui Sokolov, kes oli nüüd juba täiesti kurnatud ja frustreeritud, üritas uut taktikat. Ta tõi ruumi teise vangi, noorema mehe, kes oli samuti Tievi valitsuse liige. See mees oli juba murtud. Ta nuttis, ta palus andestust, ta ütles kõike, mida Inkvat tahtis kuulda. Ja Sokolov pani nad mõlemad istuma vastamisi ja ütles Tievile, vaadake. See mees on mõistlik. Ta mõistab, et võitlus on läbi. Ta tahab elada. Miks te ei taha elada? Tiev vaatas seda meest. Ja tõlk nägi tema silmis korraks midagi, mis oli peaaegu valusam kui kõik piinad kokku, kaastunne ja kurbus. Siis Tiev ütles vaikselt, ma tahan elada. Aga ma tahan elada inimesena, mitte varjuna. Sokolov ei mõistnud. Mis vahet sellel on? Elusolek on elusolek. Tiev raputas pead. Ei. Elusolek, kui sa oled reetnud kõike, milles sa usud, pole elusolek. See on aeglane surm. Ja ma eelistan kiiret surma. Sokolov saatis teise vangi ära ja jäi Tieviga kahekesi. Ja siis esimest korda tõlk nägi, et Sokolov polnud enam vihane. Ta oli segaduses. Miks, küsis ta. Miks te ei saa lihtsalt öelda, mida me tahame kuulda? Miks te ei saa lihtsalt elada? Tiev vaatas talle otsa ja ütles midagi, mida tõlk pidi tõlkima, kuigi ta teadis, et Sokolov ei mõista seda kunagi, sest kui ma ütlen, mida te tahate kuulda, siis ma ütlen, et Eesti Vabariik oli viga. Ja kui ma ütlen seda, siis ma ütlen, et kõik need inimesed, kes surid selle eest, surid asjata. Ja ma ei saa seda öelda. Sest see poleks tõsi. Aga kõige hullem ei olnud unedeprivatsioon. Kõige hullem ei olnud isegi ähvardused perekonna suunal. Kõige hullem, tõlgi sõnul, oli see, mida ta nimetas keeleliseks manipulatsiooniks. Inkavad uurijad üritasid protokollidesse sokutada venekeelseid termineid, mis muutsid Tievi ütluste juriidilist sisu. Näiteks, Tiev ütles eesti keeles, valitsus, tõlk pidi tõlkima vene keelde pravitelstvo. Aga uurija kirjutas protokollid panda, jõuk pande. Või Tiev ütles Eesti Vabariik, uurija kirjutas buržuaaslik Eesti. Ja iga kord, kui Tiev protokolli alla kirjutas, pidi ta enne läbi lugema iga sõna. Ja iga kord, kui ta leidis vea, nõudis ta parandust. See pole see, mida ma ütlesin. Parandage. Ja uurija pidi parandama. Sest Tiev keeldus alla kirjutamast protokollile, mis ei olnud täpne. Inkvad ei saanud teda sundida. Sest kui nad oleksid võltsprotokollid Moskvasse saatnud ja Tiev oleks hiljem kohtus öelnud, see pole minu sõnad, siis kogu juhtum oleks kokku varisenud. Seega oli see imelik patt, Inkvad üritas Tievi murda, aga samal ajal pidi ta järgima oma reegleid. Ja Tiev kasutas neid reegleid relvana.
Tõlk meenutas, kuidas Tiev ühel päeval, kui ta oli olnud juba üle nädala ilma magamiseta, parandas uurija grammatikat. Te kasutasite sõna organisovat, organiseerida. Aga õige sõna on sformirovat, moodustada. Sest ma ei organiseerinud midagi, mis juba eksisteeris. Ma moodustasin uue valitsuse vastavalt seadusele. Uurija vaatas teda nagu hullu. Mis vahet sellel on? Tiev naeris. Esimest korda kuude jooksul. Väsinud, katkine naer, aga ikkagi naer. Vahet on, sest keelel on tähendus. Ja tähendus on kõik, mis meil on jäänud. Märtsis 1945, vahetult enne Tievi Moskvasse saatmist, toimus midagi, mida tõlk kirjeldas kui Savtšenko viimast katset. Kindral ise tuli Tallinnasse. Tõlk ei näinud teda, aga ta kuulis tema häält, sügavat, aeglast, peaaegu hüpnootilist häält, mis rääkis vene keelt täiusliku diktsiooniga. Savtšenko istus Tieviga kahekesi. Ilma uurijateta. Ilma tõlgita, sest Savtšenko teadis, et Tiev räägib vene keelt. Ja ta tegi Tievile pakkumise. Tõlk kuulis sellest hiljem, kui ta juhuslikult pealt kuulas Savtšenko ja Sokolovi vestlust. Ma pakkusin talle kõike, ütles Savtšenko külmalt. Vabadust. Positsiooni Nõukogude Eestis. Kaitse tema perekonnale. Ainuke tingimus oli üks raadiokõne. Üks kõne, kus ta ütleb, et ta kahetses. Et ta mõistis, et Nõukogude võim on õige. Sokolov küsis, jah. Savtšenko oli vait hetke. Siis ütles, ta keeldus. Ta ütles mulle, kindral, te võite mind tappa. Aga te ei saa mind sundida valetama. Sokolov küsis, mida me nüüd teeme? Savtšenko ohkas. Me saadame ta Moskvasse. Ja me anname talle 10 aastat. Mitte surmanuhtlust. Sest kui me tapame ta, muutub ta märtriks. Aga kui ta elab, kui ta vananeb kulagis, kui ta tuleb tagasi murtud mehena, siis võib-olla inimesed unustavad. Aga Savtšenko eksis. Sest Tiev ei tulnud tagasi murtud mehena. Ta tuli tagasi vaikse, väärika mehena, kes ei rääkinud kunagi sellest, mida ta kogenud oli. Aga tema vaikus oli kõnekam kui ükski kõne. Sest inimesed nägid temas meest, kes ei murdunud. Ja see andis neile lootust. Tõlk lõpetas oma loo nii, ma ei ole kangelane. Ma olin lihtsalt tõlk. Ma tegin, mida mulle kästi. Ma tõlkisin sõnu, mis olid mõeldud murmameest, keda ma salaja imetlesin. Ja ma elasin selle süütundega 50 aastat. Aga nüüd, kui ma räägin, ma tahan, et inimesed teaksid, Otto Tiev ei murdunud. Inkaod üritas kõike. Nad võtsid temalt une. Nad ähvardasid tema perekonda. Nad pakkusid talle vabadust. Nad üritasid teda veenda, et tema võitlus oli mõttetu. Aga ta ei murdunud. Ja see on midagi, mida me ei tohi kunagi unustada. Sest kui üks inimene suudab seista vastu sellisele jõule, siis see tähendab, et meiegi suudame. Ja see on õppetund, mida me vajame täna rohkem kui kunagi varem. Aga üks küsimus jääb, miks Tiev ei murdunud? Mis andis talle jõudu? Tõlk uskus, et see polnud lihtsalt iseloom. See oli midagi suuremat. See oli usk. Mitte tingimata religioosne usk, vaid usk sellesse, et mõned asjad on olulisemad kui ühe inimese elu. Et Eesti Vabariik, isegi kui see eksisteeris vaid 30 päeva tema valitsuse all, oli midagi, mille eest tasub kannatada. Ja et kui ta oleks murdunud, kui ta oleks öelnud, mida NKVD tahtis kuulda, siis ta oleks reetnud mitte ainult ennast, vaid kõiki neid inimesi, kes uskusid sellesse samasse ideesse. Ja see oli hind, mida ta ei olnud valmis maksma. Isegi siis, kui alternatiiv oli 10 aastat kulagis. Isegi siis, kui alternatiiv oli vaadata oma perekonna fotosid ja teada, et nad kannatavad. Sest Tiev mõistis midagi, mida NKVD ei mõistnud kunagi, et mõned asjad on kallimad kui elu ise. Aga lugu ei lõppenud Tievi Moskvasse saatmisega. Tõlk, kes oli näinud kõike Pagari tänava keldris, pidi jätkama oma tööd NKVD-s. Ja see, mida ta nägi järgnevatel kuudel, paljastas midagi veel kohutavamat. Süsteem ei peatunud kunagi. 1945. mais, kui sõda Euroopas oli läbi, hakkas NKVD Tallinnas läbi viima uut operatsiooni. Koodnimi oli Tšistka puhastus. Eesmärk oli leida kõik, kes olid seotud Tievi valitsusega, kõik, kes olid toetanud Eesti iseseisvuse taastamist, kõik, kes võisid olla potentsiaalsed natsionalistid.
Tõlk sai käsu tõlkida uusi ülekuulamisi. Ja seal, nende uute vangide seas, ta kohtus inimestega, kes rääkisid TIEFist nii, nagu räägitakse pühakust. Kas te teate, kus peaminister on? Küsisid nad tõlgilt, lootes, et see noor eestlane, kes töötab NKVD-le, võib midagi teada. Tõlk ei tohtinud vastata. Aga ta nägi nende silmis sama asja, mida ta oli näinud TIEFi silmis, lootust. Lootust, et keegi kuskil ei murdunud. Ja see lootus oli nakkav. Isegi seal, Pagari tänava keldris, kus õhk oli raske hirmust ja kannatusest, oli see lootus elus. Aga NKVD nägi seda. Ja nad kartsid seda. Sest nad mõistsid, et TIEF, isegi vangis, isegi Gulagis, oli ohtlikum kui ükski relvastatud mässaja. Ta oli sümbol. Ja sümboleid ei saa hävitada ilma, et nad muutuksid märtriteks. Tõlk meenutas üht konkreetset vangi, 50-aastast naist nimega Helmi, kes oli olnud TIEFi valitsuse sekretär. Teda üle kuulati juunis 1945 ja uurija, uus mees, mitte Sokolov, vaid keegi nimega Petrov, oli eriti julm. Ta ei kasutanud füüsilist vägivalda, aga ta kasutas midagi hullemat. Ta rääkis Helmile detailidega sellest, mida tema pereliikmetega võib juhtuda, kui ta ei tee koostööd. Teie poeg on 16. Hea vanus, et saata Siberisse. Või võib-olla ta võiks minna armeesse. Esimesse lainesse, kui järgmine sõda algab. Helmi istus seal, käed värisemas, silmad täis pisaraid, aga ta ei öelnud sõnagi. Petrov kaotas kannatlikkuse. Miks te kaitsete TIEFi? Ta on juba läinud. Ta on Moskvas. Ta ei saa teid aidata. Miks te ei räägi lihtsalt, mida me tahame teada? Ja siis Helmi ütles midagi, mis pani tõlgi südame seiskuma, sest kui ma räägin, siis ma ütlen, et see, mida me tegime, oli vale. Ja see polnud vale. Me üritasime päästa meie riiki. Ja isegi kui me kaotasime, isegi kui meid karistatakse, me ei kahetse. Sest mõned asjad on õiged, isegi kui nad ebaõnnestuvad. Petrov lõi rusikaga lauale. Te olete loll. Te kõik olete lollid. Te ei mõista, et te ei saa võita. Helmi vaatas talle otsa ja ütles vaikselt, me ei pea võitma. Me peame lihtsalt mitte kaotama iseennast. See lause, me peame lihtsalt mitte kaotama iseennast, jäi tõlgile kummitama aastakümneid. Sest ta mõistis, et see oli see, mida NKVD ei suutnud kunagi mõista. Nad arvasid, et võit tähendab vastase füüsilist hävitamist või psühholoogilist murdmist. Aga need inimesed, TIEF, Helmi, kõik teised, kes istusid Pagari tänava keldris ja keeldusid reetmast oma veendumusi, nad mõistsid midagi suuremat. Nad mõistsid, et tõeline kaotus ei ole surm. Tõeline kaotus on see, kui sa kaotad oma hinge. Kui sa muutud selleks, mida sa vihkad. Kui sa hakkad uskuma, et ellujäämine on ainus asi, mis loeb. Ja nad keeldusid sellest kaotusest. Isegi siis, kui hind oli kõrge. Tõlk nägi seda hinda oma silmil. Ta nägi, kuidas Helmi saadeti Siberisse koos oma pojaga. Ta nägi, kuidas teised TIEFi valitsuse liikmed kadusid ükshaaval, mõned Gulagi, mõned asumisele, mõned lihtsalt kadusid ja neid ei nähtud enam kunagi. Aga ta nägi ka midagi muud, ta nägi, et nende perekond, nende sõbrad, nende naabrid ei unustanud neid. Nad rääkisid neist vaikselt, kodus, uste taga. Nad rääkisid neist kui kangelastest. Ja see oli asi, mida NKVD ei saanud kontrollida. Nad võisid kontrollida kehi, aga nad ei saanud kontrollida mälestusi. Aga mis juhtus TIEFiga Moskvas? Tõlk ei teadnud täpselt, sest ta ei olnud seal. Aga ta kuulis kuulujutte. Kuulis, et TIEF oli Lubjankas, kus teda üle kuulati uuesti, seekord kõrgemate ohvitseride poolt. Kuulis, et Savtšenko ise oli seal, üritades viimast korda TIEFi murda. Kuulis, et TIEF keeldus endiselt. Ja siis, 3. juulil 1945 tuli kohtuotsus, 10 aastat vangilaagrit, 5 aastat asumist. Mitte surmanuhtlust. Ja see oli märk. Märk sellest, et NKVD oli ebaõnnestunud. Sest kui nad oleksid TIEFi maha lasknud, oleks see olnud tunnistus nende võimust. Aga kui nad jätsid ta ellu, oli see tunnistus nende nõrkusest. Sest nad ei suutnud teda murda. Ja nad ei julgenud teda tappa, sest nad kartsid, et ta muutub märtriks. Seega jäi TIEF ellu, mitte armu tõttu, vaid seetõttu, et tema surm oleks olnud NKVD jaoks suurem kaotus kui tema elu.
Tõlk mõistis seda alles aastaid hiljem, kui ta ise oli juba pensionil ja elas vaikselt Tallinnas, kartuses, et KB võib teda endiselt jälgida. Ta mõistis, et TF oli võitnud mitte sellepärast, et ta pääses, vaid sellepärast, et ta ei murdunud. Ja see võit oli suurem kui ükski sõjaline võit, sest see oli hingevõit. Aga lugu ei lõppenud ka siis, kui TF Gulagist tagasi tuli. 1956, pärast Stalini surma ja Hruštšovi sulatusperioodi algust, lubati TFil naasta Eestisse. Tõlk nägi teda siis esimest korda pärast üle 10 aasta. See oli juhuslik kohtumine Tallinna tänaval. TF oli vanem, kõhnem, hallim. Aga tema silmad olid samad. Rahulikud, väsinud, kuid murdumatud. Tõlk ei julgenud teda läheneda. Ta seisis lihtsalt kaugel ja vaatas. Ja siis TF pööras pea ja vaatas otse talle. Ja tõlk nägi, et TF mäletas teda. Mäletas seda noort eestlast, kes oli pidanud tõlkima tema piinajate sõnu. TF ei öelnud midagi. Ta lihtsalt noogutas. Väike, peaaegu märkamatu noogutus. Aga selles noogutuses oli midagi, mis ütles, ma ei süüdista sind. Sa tegid, mida pidid. Ja ma mõistan. Tõlk seisis seal, tänaval ja nuttis. Esimest korda üle 10 aasta. Sest ta mõistis, et TF oli andnud talle andestuse. Andestuse, mida ta ei olnud kunagi julgenud paluda. Aga ka ei jätnud TF-i rahule. Isegi pärast tema tagasitulekut jälgiti teda pidevalt. Tõlk, kes töötas endiselt süsteemis, kuulis vestlustest, et TF oli ohtlik element. Mitte sellepärast, et ta tegi midagi. Vaid sellepärast, et ta eksisteeris. Sest tema olemasolu oli meeldetuletus sellest, et oli olnud aeg, kui Eesti oli vaba. Ja see meeldetuletus oli ohtlikum kui ükski propaganda. Seega sundis ka TF-i lõpuks lahkuma Tallinnast. Esimest korda Ukrainasse, siis Lätti. Ja seal, võõral maal, elas ta oma viimased aastad, vaikne, väärikas, aga üksi. Tõlk üritas teda leida 1976, kui ta kuulis, et TF oli surnud. Ta tahtis minna matustele, tahtis öelda vabandust, tahtis öelda tänu. Aga ta ei julgenud. Sest ta kartis endiselt. Kartis, et KAB näeb. Kartis, et teda karistatakse. Kartis, et tema perekond kannatab. Ja nii jäi ta koju. Ja elas edasi oma süütundega. Kuni nüüd, 50 aastat hiljem, kui ta lõpuks rääkis. Aga miks ta rääkis alles nüüd? Miks mitte varem? Tõlk selgitas seda nii, sest ma kartsin. Ma kartsin kogu oma elu. Ma kartsin, et kui ma räägin, siis KAB tuleb. Isegi pärast Nõukogude Liidu lagunemist, isegi pärast Eesti iseseisvuse taastamist, ma kartsin. Sest hirm ei kao kergesti. Hirm, mida nad meisse istutasid, elas edasi aastakümneid. Aga nüüd, kui ma olen vana ja surm on lähedal, ma mõistan, et mul pole enam midagi karta. Ja ma mõistan, et kui ma ei räägi nüüd, siis see lugu sureb koos minuga. Ja ma ei saa lasta sellel juhtuda. Sest see lugu ei kuulu mulle. See kuulub Otto TF-ile. See kuulub Helmile. See kuulub kõigile neile inimestele, kes istusid Pagari tänava keldris ja keeldusid murdumast. Ja see kuulub Eestile. Sest see on lugu sellest, kuidas väike rahvas seisis vastu suurele jõule. Ja kuidas mõned inimesed, isegi siis, kui nad kaotasid kõik, ei kaotanud iseennast. Aga kas see lugu on tõsi? Kas me saame usaldada ühe vanamehe mälestusi 50 aastat pärast sündmusi? Tõlk mõistis seda kahtlust. Ja ta pakkus tõendeid. Ta näitas oma vanu märkmeid, lehekülgi, mida ta oli salaja pidanud kogu nende aastate jooksul, kirjutades üles detaile, mida ta kartis unustada. Ta näitas fotosid, vanu, kulunud fotosid Pagari tänava hoonest, ohvitseridest, kellega ta töötas. Ja ta näitas midagi veel, vana protokolli koopiat, mida ta oli suutnud salaja kopeerida enne, kui see arhiivi saadeti. Protokolli, kus oli TF-i allkiri. Ja selle allkirja kõrval oli märkus TF-i käekirjas, parandatud vastavalt minu täpsele ütlusele. See väike märkus, parandatud vastavalt minu täpsele ütlusele, oli tõend sellest, et TF võitles iga sõna eest. Isegi siis, kui ta oli kurnatud, isegi siis, kui ta oli olnud üleval päevi järjest, isegi siis, kui tema perekonna fotod olid laual, ta võitles iga sõna eest. Sest ta teadis, et sõnad on kõik, mis tal oli jäänud. Ja ta ei lasknud inkõdel neid sõnu ära võtta.
Tõlk meenutas, kuidas Tiev ühel päeval, kui Sokolov oli juba täiesti väsinud ja frustreeritud, ütles talle midagi, mis jäi tõlgile igaveseks meelde. Te arvate, et te võidate, sest te hoiate mind siin. Aga te ei mõista, et iga päev, kui ma keeldun teile ütlemast, mida te tahate kuulda, on minu võit. Sest te vajate minu sõnu. Te vajate, et ma ütleksin, et Eesti Vabariik oli viga. Aga ma ei ütle seda. Ja seega te kaotate. Iga päev te kaotate. Sokolov ei vastanud. Sest ta teadis, et Tiev oli õigus. Aga mis oli Tievi suurim võit? Tõlk uskus, et see polnud see, et ta elas üle kulagi. See polnud see, et ta tuli tagasi Eestisse. See polnud isegi see, et ta ei murdunud. Tievi suurim võit oli see, et ta näitas teistele, et on võimalik mitte murduda. Et on võimalik seista vastu süsteemile, mis on loodud sind murdma. Et on võimalik säilitada oma hing, isegi siis, kui kõik muu on ära võetud. Ja see õppetund elas edasi. Helmi, kes saadeti Siberisse, rääkis oma pojale Tiefist. Ja see poiss rääkis oma lastele. Ja need lapsed rääkisid oma lastele. Ja nii, põlvkonnast põlvkonda, elas Tiefi lugu edasi. Mitte ametlikes ajalooraamatutes, vaid perekondade mälestustes. Ja see oli võit, mida Nkvd ei saanud kunagi ära võtta. Sest mälestusi ei saa tappa. Mälestusi ei saa vangistada. Mälestused elavad edasi, isegi siis, kui kõik tunnistajad on surnud. Ja need mälestused on see, mis hoiab rahvast elus. Tõlk lõpetas oma loo küsimusega, kas Otto Tiev oli kangelane? Ma arvan, et see pole õige küsimus. Sest kangelased on inimesed, kes teevad midagi erakordset. Aga Tiev ei teinud midagi erakordset. Ta lihtsalt keeldus valetamast. Ta lihtsalt keeldus reetmast oma veendumusi. Ta lihtsalt keeldus kaotamast iseennast. Ja kui see on kangelastegu, siis me kõik võime olla kangelased. Sest me kõik saame valida, kas me jääme truuks sellele, milles me usume, või kas me anname alla. Ja see valik on see, mis määrab, kes me oleme. Mitte meie võidud. Mitte meie kaotused. Vaid meie valikud. Aga kas Tiev teadis, et tema ohver polnud asjatu? Kas ta teadis, et ühel päeval Eesti on jälle vaba? Tõlk ei tea. Aga ta tahab uskuda, et Tiev teadis. Et kusagil, sügaval oma hinges, Tiev teadis, et tõde elab alati kauem kui vale. Et vabadus elab alati kauem kui orjus. Ja et rahvas, kes mäletab oma ajalugu, ei kao kunagi. Isegi siis, kui see rahvas on väike. Isegi siis, kui see rahvas on okupeeritud. Isegi siis, kui see rahvas on vaikima sunnitud. Sest mälu on tugevam kui ükski sõjavägi. Ja lootus on tugevam kui ükski hirm. Aga mis juhtus nende dokumentidega, mida Nkvd koostas Tievi kohta? Arhiivid räägivad oma lugu, mis on kohati veel õudsem kui ülekuulamised ise. 1945. mais, kui Tiev oli juba Moskvas, saabus Tallinna Nkvd kontorisse käsk Moskvast koostada täielik psühholoogiline profiil objektist Tiev. Kaasata kõik materjalid alates 1938. aastast. See käsk tähendas, et keegi Moskvas, tõenäoliselt Savtšenko ise, üritas mõista, miks Tiev ei murdunud. Nad vajasid vastust. Sest Tiev polnud esimene kõrge poliitik, keda nad üritasid murra. Aga ta oli esimene, kes keeldus nii järjekindlalt, nii täielikult, nii väärikalt. Ja see ajas neid hulluks. Arhivaar, kes töötas Pagari tänava kontoris, vanem naine nimega Olga, kes oli samuti eestlane, aga kes oli sunnitud süsteemiga koostööd tegema, meenutas hiljem, kuidas nad kogusid materjale. Fotod Tievist erinevatel eluetappidel. Dokumendid tema hariduse kohta. Tunnistused tema kolleegidelt, tema klientidelt, tema naabritelt. Isegi tema meditsiinilised andmed, mida nad said tema isiklikult arstilt, kes oli samuti sunnitud rääkima. Ja kõik see läks ühte toimikusse, mis oli märgistatud punase tähega ja koodiga Osobo Vašno, eriti tähtis. Olga meenutas, kuidas ta luges neid dokumente, kui ta pidi neid sorteerima ja arhiveerima. Ja ta nägi seal midagi, mis pani ta mõtlema. Kõik need inimesed, kes olid Tievi kohta tunnistusi andnud, mõned vabatahtlikult, mõned surve all, rääkisid temast peaaegu ühesuguselt. Aus. Põhimõttekindel. Ei tee kompromisse. Usaldusväärne.
Isegi need, kes olid Tiefiga poliitiliselt eriarvamusel, tunnistasid, et ta oli mees, kes ei valetanud kunagi. Ja Olga mõistis, see oli see, mida Nkvad ei suutnud mõista. Nad olid harjunud inimestega, kes valetasid. Kes tegid kompromisse. Kes otsisid võimalust pääseda. Aga Tiev oli erinev. Ta ei valetanud. Mitte sellepärast, et ta oli rumal. Vaid sellepärast, et ta uskus, et tõde on ainus asi, mis loeb. Ja see usk tegi ta murdmatuks. Aga Nkvad ei leppinud sellega. Nad otsisid midagi, mingit nõrkust, mingit saladust, mingit kompromiteerivat fakti, mida nad saaksid kasutada. Ja nad leidsid midagi. Või vähemalt nad arvasid, et leidsid. 1939. aastal, enne sõda, oli Tiev kaitsnud kohtus ühte kommunisti, keda süüdistati riigireetmises. Tiev oli advokaat, ta kaitses kõiki, kes teda palkasid, sõltumata nende poliitilisest veendumusest. Ja ta oli selle kommunisti õigeks mõistnud, mitte sellepärast, et ta nõustus tema ideoloogiaga, vaid sellepärast, et tõendid ei olnud piisavad süüdimõistmiseks. See oli Tievi jaoks lihtsalt töö. Aga Nkvad nägi selles võimalust. Nad arvasid, kui me näitame Tievile, et ta on kaitsnud kommunisti, siis võib-olla ta tunneb end kohustatud meie vastu lojaalsust. Võib-olla ta mõistab, et me oleme tema võlglased. Võib-olla see on see nõrkus, mida me vajame. Aga kui nad seda Tievile Moskvas näitasid, vana kohtuprotokolli, kus oli tema allkiri, Tiev lihtsalt naeris. Mitte põlglikult. Mitte vihaga. Lihtsalt väsinult. Ma kaitsesin teda, sest ta oli süütu, ütles Tiev. Mitte sellepärast, et ta oli kommunist. Ja kui te arvate, et see teeb minust teie liitlase, siis te ei mõista, mis on õigus. Savtšenko, kes oli seal kohal, küsis, aga kas te ei mõista, et me võiksime teid aidata? Kui te teeksite koostööd. Tiev vaatas talle otsa ja ütles, kindral, te ei saa mind aidata. Sest see, mida te pakute, pole abi. See on orjus. Aga arhiivides oli veel midagi. Midagi, mida Olga leidis juhuslikult, kui ta sorteeris vanu dokumente. See oli käskiri, dateeritud 6. augustil 1945, kuu aega pärast Tievi kohtuotsust. Käskiri oli allkirjastatud kõrge Nkvd ohvitseri poolt Moskvas ja see ütles, hävitada kõik materjalid, mis puudutavad objekti Tiev psühholoogilist profiili. Säilitada ainult ametlikud ülekuulamise protokollid ja kohtuotsus. Olga ei mõistnud kohe, mida see tähendas. Aga siis ta sai aru, Nkvd häbenes. Nad olid ebaõnnestunud Tievi murdmisel ja nad ei tahtnud, et see ebaõnnestumine jääks arhiividesse. Nad ei tahtnud, et tulevased põlvkonnad näeksid, kuidas nad üritasid kõike, unedeprivatsiooni, ähvardusi, manipulatsiooni, isegi pakkumisi ja kuidas see kõik ebaõnnestus. Seega hävitasid nad tõendid. Või vähemalt nad üritasid. Aga Olga, kes kartis, et ajalugu kaob, tegi midagi vaprat. Ta peitis mõned dokumendid. Mitte palju, ainult mõned leheküljed, mõned fotod, mõned märkmed. Ta peitis need oma kodu oma voodi all, karbi sees, mis oli märgistatud, vanad raamatud. Ja seal need jäid 50 aastat. Kuni Olga oma surmavoodi ääres rääkis oma tütrele, kus need on. Ja see tütar, kes oli juba täiskasvanu, leidis need. Ja andis need arhiivi. Ja nüüd esimest korda me näeme, mida Nkvd üritas peita. Need dokumendid paljastasid midagi šokeerivat. Nad paljastasid, et Nkvd oli koostanud Tievi kohta mitte ainult psühholoogilise profiili, vaid ka murdmise plaani. See plaan oli detailne, samm-sammult juhend sellest, kuidas Tievi murda. Esimene samm, unedeprivatsioon, hoida teda üleval 7 päeva järjest. Tulemus, Tiev jäi vaikseks, aga ei murdunud. Teine samm, ähvardused perekonna suunal, näidata fotosid, vihjaida tagajärgedele. Tulemus, Tiev väris, aga ei murdunud. Kolmas samm, pakkumine, vabadus, positsioon, kaitse. Tulemus, Tiev keeldus. Neljas samm, isolatsioon, hoida teda üksi, ilma kontaktita teiste vangidega, ilma uudisteta välismaailmast. Tulemus, Tiev jäi vaikseks, aga ei murdunud. Viies samm, keeleline manipulatsioon, üritada protokollidesse sokutada sõnu, mis muudavad tema ütluste tähendust. Tulemus, Tiev parandas iga vea. Kuues samm, topeltmäng, pakkuda talle näilist vabadust, kui ta esineb raadios. Tulemus, Tiev keeldus.
Ja siis plaani lõpus oli märkus Savtšenko käekirjas, objekt on murdmatu. Soovitan 10 aastat vangilaagrit. Mitte surmanuhtlust. Lootus, aeg ja kulag teevad seda, mida me ei suutnud. Aga miks NKVD ei kasutanud füüsilist piinamist? Miks nad ei löönud Tiefi, ei piinasid teda, ei kasutasid neid meetodeid, mida nad kasutasid teiste vangide puhul? Olga leidis vastuse ühes salajases memorandumis, mis oli dateeritud oktoobris 1944. Memorandum oli saadetud Moskvast Tallinna NKVD kontorisse ja see ütles, objekt Tiev on kõrge profiil. Tema füüsiline kahjustamine võib põhjustada rahvusvahelist tähelepanu. Lääneriigid jälgivad. Kasutada ainult psühholoogilisi meetodeid. Eesmärk pole teda tappa, vaid murda. See oli külm, kalkuleeritud otsus. NKVD teadis, et Tiev oli tuntud mitte ainult Eestis, vaid ka Rootsis, kus elas Eesti eksiilvalitsus. Kui Tiev oleks ilmunud avalikkuse ette vigastatuna, oleks see olnud propagandavõit läänele. Aga kui Tiev oleks ilmunud avalikkuse ette murtuna, kui ta oleks ise öelnud, et Eesti iseseisvus oli viga, oleks see olnud propagandavõit NKVD-le. Seega oli kogu operatsioon ehitatud selle ümber, murda Tiev ilma teda füüsiliselt kahjustamata. Aga nad ebaõnnestunesid. Ja see ebaõnnestumine oli nende jaoks suurem kaotus, kui Tiefi surm oleks olnud. Aga mis juhtus Tiefi kehaga nende kuude jooksul? Kuigi NKVD ei kasutanud füüsilist piinamist, ei tähendanud see, et Tiefi keha ei kannatanud. Olga leidis arhiivist meditsiinilise aruande, mis oli koostatud jaanuaris 1945, kui Tiev oli olnud NKVD kätes juba 3 kuud. Aruanne oli kirjutatud vanglaarsti poolt ja see kirjeldas Tiefi seisundit külmalt, meditsiiniliselt, ilma emotsioonideta. Patsient on kaotanud 15 kilogrammi. Nahk on kahvatu, silmad on süvenenud. Unedeprivatsiooni tõttu on ilmnenud treemor kätes. Vererõhk on kõrge. Pulss on ebaregulaarne. Patsient kurdab pearinglust ja iiveldust. Soovitus, vähendada ülekuulamiste intensiivsust, lubada rohkem und. Aga see soovitus ignoreeriti. Sest NKVD ei hoolinud Tiefi tervisest. Nad hoolivad ainult tema murdmisest. Ja nad jätkasid. Aga Tiefi keha, kuigi nõrgenenud, ei andnud alla. Ja see oli veel üks ime. Sest 55-aastane mees, kes oli kaotanud 15 kilogrammi, kes oli olnud üleval päevi järjest, kes oli elanud pidevalt stressis ja hirmus, see mees oleks pidanud murduma. Aga ta ei murdunud. Ja arstid, kes teda uurisid, ei mõistnud, kuidas see on võimalik. Üks arst, noor naine nimega Irina, kes oli sunnitud töötama NKVD vanglates, kirjutas oma isiklikku päevikusse, mida Olga leidis samuti arhiivist, pärast Irina surma, ma ei mõista seda meest. Tema keha on murdumas, aga tema vaim on endiselt tugev. Ta vaatab mind läbi, mitte peale. Nagu ta näeks midagi, mida ma ei näe. Nagu ta teaks midagi, mida ma ei tea. Ma küsisin temalt täna, kuidas ta suudab. Ta ütles, doktor, keha on ajutine. Aga hing on igavene. Ja ma ei lase neil võtta minu hinge. Ma ei tea, mida see tähendab. Aga ma näen, et ta usub seda. Ja see usk hoiab teda elus. Irina kirjutas veel, ma kardan, et nad tapavad ta. Mitte tahtlikult, vaid lihtsalt sellepärast, et nad ei peatu. Nad ei mõista, et inimkeha on piiratud. Nad arvavad, et kui nad suruvad piisavalt, siis ta murdub. Aga ma kardan, et ta sureb enne, kui ta murdub. Ja siis nad süüdistavad mind. Nad ütlevad, et ma ei hoidnud teda elus. Aga kuidas ma saan hoida teda elus, kui nad teevad kõik, et teda tappa? Aga Tiev ei surnud. Ta elas. Ja see oli veel üks asi, mis ajas NKVD hulluks. Sest nad olid harjunud sellega, et vangid kas murduvad või surevad. Aga Tiev ei teinud kumbagi. Ta lihtsalt kestis. Päev päeva järel, nädal nädala järel, kuu kuu järel. Ta kestis. Ja iga päev, kui ta ärkas, oli see väike võit. Väike, vaikne, nähtamatu võit. Aga võit siiski. Olga meenutas, kuidas ta ühel päeval, kui ta tõi dokumente Pagari tänava keldrikontorisse, kuulis juhuslikult vestlust 2 NKVD ohvitseri vahel. Üks ütles, Tiev on endiselt seal. 3 kuud. Ja ta ei ole öelnud midagi kasulikku. Teine vastas, Savtšenko on vihane. Ta ütles, et see on isiklik. Ta tahab Tiefi murda isiklikult.
Esimene küsis, aga miks? Miks see on nii tähtis? Teine oli vait hetke. Siis ütles, sest kui me ei suuda murda ühte 55-aastast advokaati, siis kuidas me saame murda tervet rahvast? See lause, kuidas me saame murda tervet rahvast, paljastas NKV tõelise hirmu. Nad ei kartnud TIEF-i ennast. Nad kartsid seda, mida TIEF sümboliseeris. Nad kartsid, et kui TIEF ei murdu, siis teised eestlased näevad seda. Ja nad hakkavad uskuma, et nemadki ei pea murduma. Ja see usk on nakkav. See usk levib. Ja ühel päeval see usk muutub vastupanuks. Ja vastupanu muutub mässuks. Ja mäss muutub vabaduseks. Seega oli TIEF-i murdmine mitte ainult isiklik eesmärk Savtšenkole. See oli strateegiline eesmärk kogu NKVD-le. Aga nad ebaõnnestunesid. Ja see ebaõnnestumine oli nende jaoks katastroof. Mitte sõjaline katastroof, vaid psühholoogiline katastroof. Sest nad olid ehitanud oma süsteemi hirmule. Ja TIEF näitas, et hirmu saab võita. Mitte relvadega. Mitte vägivallaga. Vaid lihtsalt keeldumisega. Keeldumisega murduda. Keeldumisega valetada. Keeldumisega kaotada iseennast. Aga kes oli see inimene, kes lõpuks sai kõige rohkem kasu TIEF-i langemisest? Kes oli see, kes tõusis võimule TIEF-i valitsuse kokkuvarisemise järel? Arhiivid paljastavad ühe nime, mis ilmub ikka ja jälle, Johannes Vares-Barbarus. Eesti NSV esimene peaminister, luuletaja, kes oli kunagi olnud Eesti kultuurielu osa, aga kes oli nüüd Nõukogude võimu nägu Eestis. Vares oli see, kes allkirjastas dokumendid, mis legitimeerisid Eesti annekteerimist. Vares oli see, kes esines raadios, kuulutades, et Eesti rahvas vabatahtlikult liitus Nõukogude Liiduga. Vares oli see, kes sai kõik privileegid, mida Nõukogude süsteem pakkus, korter, auto, kaitse, võim. Aga mis oli hind? Olga leidis arhiivist kirja, mida Vares kirjutas ühele oma vanale sõbrale 1946. aastal, vahetult enne oma surma. Kiri oli isiklik, valus, peaaegu pihtimus. Ma ei tea enam, kes ma olen, kirjutas Vares. Ma vaatan peeglisse ja näen võõrast. Ma kuulen oma häält raadios ja ei tunne seda ära. Ma olen öelnud asju, mida ma ei usu. Ma olen allkirjastanud dokumente, mis on valetused. Ja miks? Ellujäämise nimel. Aga kas see on elamine? Kas see on väärt? Vares suri 1946. aastal ametlikult südamerabandusest, aga paljud uskusid, et see oli enesetapp. Ja Olga, kes luges seda kirja, mõistis, Vares oli see, kes murdus. Vares oli see, kes kaotas iseennast. Vares oli see, kes valis ellujäämise hinge asemel. Ja see valik tappis ta. Mitte kohe. Aga aeglaselt, päev päeva järel, kuni ta ei suutnud enam elada iseendaga. Ja see oli kõige traagilisem asi. Sest Vares polnud halb inimene. Ta oli lihtsalt nõrk inimene. Ta oli inimene, kes kartis. Ja see hirm sundis teda tegema valikuid, mida ta kahetses. Ja lõpuks see hirm tappis ta. Aga TIEF? TIEF kartis samuti. Aga ta ei lasknud hirmu ennast kontrollida. Ta tegi valiku, ta valis oma hinge ellujäämise asemel. Ja see valik päästis ta. Mitte füüsiliselt, ta kannatas, ta läks kulagi, ta kaotas aastaid oma elust. Aga vaimselt ta pääses. Sest ta ei kaotanud iseennast. Ja see oli võit, mida Vares ei saavutanud kunagi. Olga kirjutas oma märkmetes, ma nägin kahte meest. Üks valis võimu ja kaotas oma hinge. Teine valis oma hinge ja kaotas võimu. Aga lõpuks, kes võitis? Vares suri üksi, vihatud, kahetsetud. TIEF elas, austatud, mäletatud. Ja see on õppetund meile kõigile, võim on ajutine, aga hing on igavene. Ja kui me valime võimu hinge asemel, me kaotame mõlemad. Aga kas TIEF teadis Varesest? Kas ta teadis, et tema endine kolleeg, tema endine sõber, oli nüüd Nõukogude võimu nägu? Arhiivid näitavad, et jah. Ühes ülekuulamise protokollis, dateeritud detsembrist 1944, küsis Sokolov TIEF-ilt, mida te arvate Varesest? Ta on nüüd peaminister. Ta on teinud õige valiku. TIEF oli vaid pikka aega. Siis ütles, ma ei mõista Varese valikut. Aga ma ei mõista ka tema kanda.
Sest ma ei ole tema kingades. Võib-olla ta arvas, et tal pole valikut. Võib-olla ta kartis. Võib-olla ta uskus, et ta päästab midagi, kui ta allub. Ma ei tea. Aga ma tean ühte, ma ei saa teha sama valikut. Sest kui ma teen, siis ma olen vares. Ja ma ei taha olla vares. See vastus paljastas midagi olulist Tiefi kohta, ta ei mõistnud vareset hukka. Ta mõistis, et igaüks teeb oma valikud oma asjaolude põhjal. Aga ta teadis ka, et tema valikud määravad, kes ta on. Ja ta ei tahtnud olla inimene, kes allub. Isegi siis, kui allumise hind on väiksem kui vastupanu hind. Sest Tief mõistis midagi, mida vares ei mõistnud, et hind, mida maksad oma hinge eest, on alati väiksem kui hind, mida maksad oma hinge kaotamise eest. Aga lõpuks, kes oli see, kes tõeliselt sai kasu Tiefi langemisest? Kes oli see, kes tõusis võimule, kes sai rikkuse, kes sai mõjuvõimu? Arhiivid paljastavad ühe nime, mis ilmub ikka ja jälle, aga mis on jäänud avalikkusele suuresti tundmatuks, Boris Kumm. Eesti NSV siseasjade rahvakomissar, mees, kes vastutas Tiefi grupi tabamise eest, mees, kes kureeris ülekuulamisi Pagari tänaval. Kumm oli eestlane, aga ta oli olnud kommunist juba enne sõda. Ta oli põgenenud Nõukogude Liitu 30ndate lõpus, kui Eestis algas kommunistide tagakiusamine. Ja nüüd, kui Punaarmee tuli tagasi, tuli ka Kumm. Ja ta tuli võimuga. Olga leidis arhiivist Kummi isikliku toimiku. Ja see, mida ta seal nägi, oli šokeeriv. Kumm ei olnud lihtsalt bürokraat. Ta oli ideoloog. Ta uskus tõeliselt Nõukogude süsteemi. Ta uskus, et Eesti iseseisvus oli viga. Ta uskus, et ainult Nõukogude võim võib tuua Eestile õitsegu. Ja ta oli valmis tegema kõike, et seda visiooni ellu viia. Isegi siis, kui see tähendas oma rahva vangistamist. Isegi siis, kui see tähendas oma endiste sõprade piinamisest. Kummi toimikus oli ka nimekiri inimestest, keda ta isiklikult arreteeris või kelle arreteerimist ta kureeris. Ja see nimekiri oli pikk. Väga pikk. Sadadesse ulatuvad nimed. Poliitikud, ajakirjanikud, õpetajad, vaimulikud, ettevõtjad. Kõik, kes võisid olla ohtlikud Nõukogude võimule. Kõik, kes võisid mäletada, milline oli Eesti enne. Kõik, kes võisid unistada Eestist pärast. Ja Kumm ei tundnud halastust. Ta oli külm, metoodiline, efektiivne. Ja ta sai selle eest tasu. Pärast sõda sai ta kõrge positsiooni, korteri Tallinnas, daatša Pirita rannas, auto, privileegid. Ta elas hästi. Väga hästi. Kuni 1953. aastal, kui Stalin suri ja algas võimuvõitlus Moskvas. Siis, ühel ööl märtsis 1953. arreteeriti Kumm. Ametlik süüdistus oli ametialane kuritarvitamine. Aga tegelik põhjus oli see, et ta oli liiga seotud Stalini režiimiga. Ja uus võim tahtis puhastada end vanast võimust. Kumm saadeti Siberisse. Mitte kunagi, sest ta oli endiselt seltsimees, vaid asumisele. Ja seal, Siberis, elas ta oma viimased aastad. Üksi, unustatud, murtud. Olga leidis arhiivist kirja, mida Kumm kirjutas ühele oma vanale kolleegile 1961. aastal, vahetult enne oma surma. Kiri oli lühike, katkine, peaaegu loetamatu. Ma tegin kõike õigesti, kirjutas Kumm. Ma olin lojaalne. Ma täitsin käske. Ma usksin. Aga lõpuks mind reeti. Nagu ma reetsin teisi. Ja nüüd ma mõistan, süsteem, millele ma teenisin, ei hooli minust. Ma olin lihtsalt tööriist. Ja kui tööriist ei ole enam vajalik, visatakse see ära. Nagu mind visati ära. Kumm suri 1962. aastal. Üksi. Unustatud. Ja keegi ei tulnud tema matustele. Olga kirjutas oma märkmetes, ma nägin 3 meest. Tief, kes keeldus murdumast ja kes elas austatud. Vares, kes murdus ja kes suri kahetsetud. Ja Kumm, kes murdis teisi ja kes suri unustatud. Ja ma mõistan nüüd, ajalugu ei unusta. Ajalugu mäletab. Ja lõpuks, ajalugu mõistab kohut. Mitte kohe. Aga lõpuks. Ja see kohus on õiglane. Sest Tief, kes kannatas, on nüüd kangelane. Vares, kes allus, on nüüd traagiline figuur. Ja Kumm, kes piinas, on nüüd pahalane. Ja see on õppetund meile kõigile,
me ei saa valida, mida ajalugu meie kohta kirjutab. Aga me saame valida, kuidas me elame. Ja see valik määrab, kuidas meid mäletatakse. Aga üks küsimus jääb, kas kumb kahetses? Kas ta mõistis, et see, mida ta tegi, oli vale? Olga uskus, et jah. Sest see kiri, mida ta kirjutas enne surma, oli täis valu. Täis kahetsust. Täis mõistmist, et ta oli teinud vea. Aga see mõistmine tuli liiga hilja. Sest kumb ei saanud enam tagasi võtta seda, mida ta oli teinud. Ta ei saanud enam vabastada neid inimesi, keda ta oli vangistanud. Ta ei saanud enam paluda andestust nendelt, keda ta oli piinatud. Sest nad olid surnud. Või kadunud. Või nii murtud, et nad ei suutnud enam andestada. Ja see on kõige traagilisem asi. Mitte see, et kumb kannatas. Vaid see, et ta kannatas asjata. Sest tema kannatused ei toonud tagasi neid, keda ta oli hävitanud. Tema kannatused ei parandanud seda, mida ta oli rikkunud. Tema kannatused olid lihtsalt tühjad. Aga Tiefi kannatused? Tiefi kannatused ei olnud tühjad. Sest Tiefi kannatused näitasid teistele, et on võimalik mitte murduda. Et on võimalik säilitada oma hing. Et on võimalik elada väärikalt isegi siis, kui kõik muu on ära võetud. Ja see õppetund elas edasi. Põlvkonnast põlvkonda. Ja see õppetund on see, mis hoiab meid elus täna. Sest me mäletame Tiefi. Me mäletame, et ta ei murdunud. Ja see mälestus annab meile jõudu. Jõudu seista vastu, kui meid survestakse. Jõudu öelda, et ei, kui meilt nõutakse, et me valetaksime. Jõudu valida oma hing võimu asemel. Ja see on Tiefi pärand. Mitte tema valitsus, mis kestis 30 päeva. Vaid tema valik, mis kestab igavesti. Aga mis juhtus Tiefiga Gulagis? Need 10 aastat, mida ta veetis Siberis, on jäänud suuresti saladuseks. Ametlikud dokumendid on napid, kuivad, bürokraatlikud. Vang number 2342. Saabunud augustis 1945. Määratud tööle metsas. Käitumine, rahuldav. Terviseseisund, nõrgenenud. Aga need sõnad ei räägi tõde. Need sõnad ei räägi sellest, mida Tiev seal kogenud oli. Sest Gulag polnud lihtsalt vangla. See oli süsteem, mis oli loodud inimesi murdma. Mitte kiiresti, nagu Pagari tänava keldris. Vaid aeglaselt, aastate jooksul, kuni inimene unustas, kes ta kunagi oli. Aga oli üks inimene, kes nägi Tiefi seal. Üks inimene, kes jagas temaga baraki, kes töötas temaga metsas, kes rääkis temaga pikki öid, kui külm oli nii karm, et und ei tulnud. See inimene oli ukrainlane nimega Mikola, endine õpetaja, kes oli saadetud Gulagi selle eest, et ta õpetas ukraina keelt ajal, mil see oli keelatud. Mikola elas üle Gulagi ja naasis Ukrainasse 1956. aastal. Ja enne oma surma, 80-ndatel, andis ta intervjuu ühele ajaloolasele. Ja selles intervjuus ta rääkis Tiefist. Esimest korda nägin ma teda augustis 1945, meenutas Mikola. Ta oli äsja saabunud. Kõhn, hall, kurnatud. Aga tema silmad olid erinevad. Enamik vange, kes saabusid, olid kas vihased või murtud. Aga tema oli rahulik. Nagu ta oleks juba leppinud sellega, mis tuleb. Nagu ta oleks juba teinud oma valiku ja nüüd ta lihtsalt kestis. Mikola kirjeldas, kuidas Tiev töötas metsas, raske, kurnavat tööd, mis oli mõeldud mehi murdma. Puude langetamine, palkide vedamine, töö külmas, mis ulatus -40 kraadini. Enamik mehi ei vastunud esimest talve, ütles Mikola. Nad kas surid või muutusid loomadeks, kaotasid oma inimlikkuse, muutusid lihtsalt ellujäämismasinateks. Aga Tiev ta oli erinev. Ta töötas aeglaselt, metoodiliselt. Ta ei üritanud olla kiireim. Ta lihtsalt kestis. Päev päeva järel. Ja õhtuti, kui me olime barakis, ta rääkis. Mida Tiev rääkis? Mikola meenutas, ta rääkis Eestist. Mitte poliitikast. Mitte sõjast. Vaid maast. Ta kirjeldas Tallinna vanalinna, kus ta oli kõndinud. Ta kirjeldas merd, mida ta oli näinud. Ta kirjeldas metsi, kus ta oli lapsena mänginud. Ja kui ta rääkis, me kõik kuulasime. Sest tema hääl viis meid ära sellest kohutavast kohast.
Tema hääl meenutas meile, et on olemas maailm väljaspoolt raataeda. Aga Gulag ei olnud ainult füüsiline piinamine. See oli ka psühholoogiline sõda. Mikola meenutas, kuidas laagriülem, mees nimega Volkov, karm, külm bürokraat, üritas Tiefi murda. Volkov teadis, kes Tief oli, ütles Mikola. Ta oli saanud käsu Moskvast jälgida vangi number 2342. Raporteerida iga muutuse kohta tema käitumises. Ja Volkov võttis seda isiklikult. Ta tahtis olla see, kes Tiefi murdis. Volkov kasutas erinevaid meetodeid. Esiteks, ta pani Tiefi kõige raskematele töödele. Teine, ta isoleeris Tiefi teistest vangitest, pani ta eraldi baraki, kus ta oli üksi. Kolmas, ta keelas Tiefil saada kirju või pakke. Aga Tief ei murdunud, ütles Mikola. Ta lihtsalt kestis. Ja see ajas Volkovi hulluks. Sest Volkov oli harjunud sellega, et vangid kas murduvad või surevad. Aga Tief ei teinud kumbagi. Mikola meenutas üht konkreetset hetke, mis jäi talle meelde. See oli talvel 1946, kui külm oli eriti karm. Volkov kutsus Tiefi oma kontorisse, ütles Mikola. Ja ma kuulsin hiljem, mida seal juhtus, sest üks valve, kes oli seal kohal, rääkis mulle. Volkov istus oma laua taga, sooja kontoris, kus põles ahi. Tief seisis tema ees, külmunud, kõhnenud, aga selg sirge. Tief, ütles Volkov. Ma sain kirja Moskvast. Nad küsivad, kas sa oled valmis kirjutama avalduse, kus sa kahetsed oma tegusid. Kui sa kirjutad, siis su karistust võidakse lühendada. Sa võid saada vabaks juba 5 aasta pärast. Tief vaatas talle otsa. Mida ma peaksin kahetsema, küsis ta. Volkov ohkas. Sa tead väga hästi. Sinu valitsus. Sinu katse takistada Nõukogude võimu. Tief raputas pead. Ma ei kahetse. Sest ma ei teinud midagi valet. Volkov lõi rusikaga lauale. Sa oled loll. Sa võid siin surra. Ja mille nimel? Riigi nimel, mida enam ei eksisteeri. Tief vaatas talle otsa ja ütles vaikselt, kindral Savtšenko ütles mulle sama. Ja ma vastasin talle sama, mida ma vastan teile, Eesti Vabariik eksisteerib seni, kuni on inimesi, kes mäletavad. Ja ma mäletan. Ja seega see eksisteerib. Volkov saatis ta minema. Ja valve, kes oli seal kohal, ütles Mikolale hiljem, ma nägin Volkovi nägu, kui Tief lahkus. Ta ei olnud vihane. Ta oli segaduses. Nagu ta ei mõistnud, kuidas keegi võib olla nii rumal. Või nii julge. Aga mis hoidis Tiefi elus? Mis andis talle jõudu kesta, kui kõik ümber teda surid või murdusid? Mikola uskus, et see oli mälu. Tief rääkis mulle ühel ööl, meenutas Mikola. Me olime barakis, külm oli kole ja me ei saanud magada. Ja ta ütles mulle, Mikola, ainus asi, mida nad ei saa minult võtta, on minu mälu. Ma mäletan iga päeva, kui Eesti oli vaba. Ma mäletan iga inimest, kes usus sellesse. Ma mäletan iga hetke, kui ma teadsin, et me teeme õiget asja. Ja need mälestused hoiavad mind elus. Sest kui ma kaotaksin need, siis ma kaotaksin kõik. Mikola ütles veel, ma mõistsin siis, et Tief ei võidelnud lihtsalt oma elu eest. Ta võitles oma mälu eest. Sest tema mälu oli see, mis hoidis Eesti Vabariiki elus. Isegi seal, Siberis, 1000 kilomeetri kaugusel Tallinnast, Tiefi mälus elas Eesti edasi. Ja see oli midagi, mida Gulag ei saanud hävitada. Aga Tief ei rääkinud ainult minevikust. Ta rääkis ka tulevikust. Mikola meenutas, ta ütles mulle, ühel päeval Eesti on jälle vaba. Ma ei tea, millal. Ma ei tea, kuidas. Aga ma tean, et see juhtub. Sest vabadus on nagu vesi, sa võid seda tammida, aga lõpuks see leiab tee. Ja ma küsisin temalt, aga kuidas sa võid olla nii kindel? Ja ta vastas, sest ajalugu näitab, et ükski impeerium ei kesta igavesti. Ja Nõukogude Liit pole erand. Need sõnad, ükski impeerium ei kesta igavesti, olid ohtlikud. Kui keegi oleks kuulnud, oleks Tief saanud uue karistuse. Aga Tief ei kartnud. Või vähemalt ta ei lasknud hirmu ennast vaikima sundida. Mikola ütles, ma mõistsin, et Tief oli juba teinud rahu surmaga. Ta teadis, et ta võib surra Gulagis. Aga ta teadis ka, et tema surm ei tähenda Eesti surma.
Sest Eesti elas edasi teistes inimestes. Teistes mälestustes. Ja ühel päeval need mälestused muutuvad jälle reaalsuseks. Aga kas Tiev nägi seda päeva? Kas ta elas piisavalt kaua, et näha Eesti taasiseseisvumist? Ei. Tiev suri 1976. aastal, 15 aastat enne, kui Eesti sai jälle vabaks. Aga Mikola uskus, et Tiev teadis. Ma arvan, et ta teadis oma hinges, ütles Mikola. Ta teadis, et see päev tuleb. Ja see teadmine andis talle rahu. Rahu, mida ma nägin tema silmis isegi siis, kui ta oli kõige rohkem kannatanud. Mikola lõpetas oma loo nii: Tiev õpetas mulle midagi, mida ma ei unusta kunagi. Ta õpetas mulle, et vabadus pole lihtsalt poliitiline seisund. Vabadus on vaimne seisund. Sa võid olla vangis, aga kui su vaim on vaba, siis sind ei saa kunagi tõeliselt vangistada. Ja Tievi vaim oli vaba. Alati. Isegi seal, Gulagis, kus kõik oli loodud sind orjastama, Tievi vaim oli vaba. Aga mis juhtus Tievi perekonnaga, kui ta oli Gulagis? Need inimesed, kelle fotosid Inkod oli kasutanud teda ähvardama, kas nad teadsid, kus ta on? Kas nad said temaga ühendust? Arhiivid paljastavad valusa tõe: ei. Tievi perekond ei teadnud aastaid, kas ta on elus või surnud. Nad said esimese teate alles 1951. aastal, 6 aastat pärast tema arreteerimist. Teade oli lühike, ametlik, külm: vang Otto Tiev viibib parandusasutuses. Kirjavahetus lubatud 1 kord kuus. Pakid keelatud. Tievi naine, Ella, kirjutas talle kohe. Aga tema kiri tuli tagasi, märgitud, tagasi lükatud. Sisu ei vasta nõuetele. Ella proovis uuesti. Ja uuesti. Ja lõpuks, pärast 6 katset, üks kiri jõudis Tievini. Ja Tiev vastas. Tema vastus oli lühike, ettevaatlik, sest ta teadis, et iga sõna loetakse, iga lause tsenseeritakse. Kallis Ella. Ma olen elus. Ma mõtlen teile iga päev. Palun ära muretse. Ma tulen tagasi. Armastusega, Otto. Ella hoidis seda kirja oma südame lähedal ülejäänud elu. Ja pärast tema surma leidis tema tütar selle vana karbi seest, koos teiste kirjadega, mida Tiev oli saatnud aastate jooksul. Need kirjad, kokku 12 tükki, 10 aasta jooksul, olid kõik sarnased. Lühikesed, ettevaatlikud, täis sõnu, mida ei öeldud. Aga nende vahelt võis lugeda armastust, igatsust, lootust. Tievi tütar, Helgi, andis need kirjad hiljem arhiivi. Ja ta kirjutas nende juurde märkuse: need kirjad on kõik, mis meil on jäänud isast nendest 10 aastast. Aga need kirjad räägivad rohkem kui 1000 sõna. Nad räägivad mehest, kes ei kaotanud lootust. Kes ei kaotanud armastust. Kes ei kaotanud uskumist, et ta näeb meid jälle. Aga kas Tiev nägi neid jälle? Jah. 1956. aastal, kui ta vabanes Gulagist, lubati tal naasta Eestisse. Helgi meenutas seda päeva: ma olin 23-aastane. Ma ei olnud näinud isa üle 10 aasta. Ja kui ta astus uksest sisse, ma peaaegu ei tundnud teda ära. Ta oli nii kõhn, nii hall, nii vana. Aga siis ta naeris. Ja see naer oli sama, mida ma mäletasin. Ja ma teadsin, see on mu isa. Ta on tagasi. Aga see tagasitulek polnud õnnelik lõpp. Sest ka ei jätnud Tievi rahule. Nad jälgisid teda pidevalt. Nad kuulasid tema telefoni. Nad lugesid tema kirju. Nad küsitlesid tema naabrid. Ja lõpuks, 1959. aastal, nad sundisid teda lahkuma Tallinnast. Helgi meenutas: üks päev tuli 2 meest meie koju. Nad ei öelnud, kes nad on, aga me teadsime. Ja nad ütlesid isale: te peate lahkuma Tallinnast. Te olete ohtlik element. Te mõjutate noori. Te levitate natsionalistlikke ideid. Isa ütles: ma ei tee midagi. Ma elan lihtsalt oma elu. Aga nad ütlesid: teie olemasolu on piisav. Te olete sümbol. Ja me ei saa lubada sümboleid. Ja nii isa lahkus. Esimest korda Ukrainasse, siis Lätti. Ja me nägime teda ainult mõnikord, kui me külastasime teda. Ja iga kord, kui me lahkusime, ma kartsin, et see on viimane kord. Aga Tiev ei kurdanud. Helgi meenutas, ta ütles mulle: Helgi, ära muretse. Ma olen näinud hullemat.
ja ma olen elus. ja see on piisav. aga ma nägin tema silmis valu. valu, et ta ei saa elada oma kodumaal. valu, et ta ei saa olla oma perekonna lähedal. valu, et ta on endiselt vang, isegi kui ta pole enam füüsiliselt vangis. Tiev suri 1976. aastal Lätis, võõral maal, kaugel kodust. tema matustele tuli vähe inimesi, sest Kap kartis, et need muutuvad poliitiliseks demonstratsiooniks. aga need, kes tulid, mäletasid. ja nad rääkisid. ja nii Tiefi lugu elas edasi. aga kes olid need inimesed, kes reetisid Tiefi? kes olid need, kes aitasid Nkrdel teda tabada? arhiivid paljastavad nimesid, aga need nimed on jäänud suuresti saladuseks. sest need inimesed elasid pärast sõda vaikselt, varjatult, kartuses, et nende minevik paljastub. üks neist oli mees nimega Eduard, endine Tiefi valitsuse liige, kes oli arreteeritud koos Tiefiga, aga kes oli teinud tehingu Nkrdega. räägi meile kõik, mida sa tead, ja me laseme su vabaks, oli pakkumine. ja Eduard rääkis. ta rääkis nimesid, kohti, plaane. ta rääkis kõike, mida Nkrt tahtis teada. ja Nkrt pidas oma lubadust, nad lasksid ta vabaks. aga Eduard ei elanud kaua. 1947. aastal leiti ta surnuna oma kodus. ametlikult oli see südamerabandus. aga paljud uskusid, et see oli enesetapp. sest Eduard ei suutnud elada süütundega. ta ei suutnud vaadata peeglisse ja näha meest, kes oli reetnud oma sõbrad. ja lõpuks see süütunne tappis ta. aga oli ka teisi. inimesi, kes ei reetnud otseselt, aga kes vaikisid. kes nägid, kuidas nende naabrid arreteeriti, aga kes ei öelnud midagi. kes kuulsid karjeid Pagari tänava keldrist, aga kes kõndisid mööda. kes teadsid, et midagi kohutavat toimub, aga kes valisid mitte teada. ja need inimesed, need vaikijad, olid võib-olla kõige traagilisemad. sest nad ei olnud kurjad. Nad olid lihtsalt hirmunud. ja see hirm sundis neid olema kaasosalised. kaasosalised süsteemis, mis hävitas nende oma rahva. aga kas me saame neid süüdistada? kas me saame öelda, et me oleksime teinud teisiti? tõlk, kes rääkis Tiefi loost, ütles, ma ei süüdista neid. sest ma olin üks neist. ma vaikisin. ma tegin, mida mulle kästi. ma elasin hirmuga. ja alles nüüd, 50 aastat hiljem, ma saan rääkida. aga kas see teeb minust kangelase? ei. see teeb minust lihtsalt tunnistaja. tunnistaja, kes elas liiga kaua vaikuses. aga see vaikus oli ka kaitse. sest kui inimesed oleksid rääkinud, oleksid nad surnud. või kadunud. või saadetud kulagi. ja siis ei oleks kedagi, kes mäletaks. kedagi, kes saaks rääkida. kedagi, kes saaks edasi anda tõde. ja see on paradoks, mõnikord vaikus päästab tõe. sest kui kõik räägivad ja kõik surevad, siis tõde sureb koos nendega. aga kui mõned vaikivad ja elavad, siis tõde elab nende sees. ja ühel päeval, kui hirm on möödas, nad saavad rääkida. ja tõde tuleb välja. nii nagu see tuli välja Tõlgi puhul. nii nagu see tuli välja Olga puhul. nii nagu see tuli välja Mikola puhul. Nad kõik vaikisid aastaid. aga lõpuks nad rääkisid. ja nende lood kokku moodustavad pildi mehest, kes ei murdunud. pildi süsteemist, mis üritas teda murda. ja pildi rahvast, kes mäletas. aga üks küsimus jääb, miks on see lugu oluline täna? miks me peaksime hoolima sellest, mis juhtus 70 aastat tagasi? sest see lugu pole ainult minevikust. see lugu on ka olevikust. ja tulevikust. see lugu räägib meile, et on asju, mis on olulisemad kui elu ise. et on valikuid, mis määravad, kes me oleme. et on hetki, kui me peame otsustama, kas me jääme truuks sellele, milles me usume, või kas me anname alla. ja need hetked tulevad ikka ja jälle. võib-olla mitte nii dramaatiliselt kui Tiefi puhul. võib-olla mitte nii ohtlikult. aga nad tulevad. ja kui nad tulevad, me peame mäletama Tiefi. me peame mäletama, et ta valis oma hinge võimu asemel. et ta valis tõe vale asemel. et ta valis vabaduse orjuse asemel. ja et see valik, kuigi see maksis talle kõike, oli õige valik. sest lõpuks ajalugu mäletab Tiefi kui kangelast.
Aga ajalugu mäletab neid, kes teda reetisid, kui reetureid. Ja ajalugu mäletab neid, kes teda piinasid, kui pahalasi. Ja see on õppetund, me ei saa valida, mida ajalugu meie kohta kirjutab. Aga me saame valida, kuidas me elame. Ja see valik on see, mis määrab meie pärandi. Mis sai Tiefi perekonnast pärast tema surma? Ella, tema naine, elas veel 10 aastat. Ta ei rääkinud kunagi avalikult sellest, mida ta kogenud oli. Aga tema tütar Helgi meenutas, ema kandis seda valu endas kogu elu. Ta ei kurdanud. Aga ma nägin tema silmis tühjust, mis tekkis siis, kui isa arreteeriti ja mis ei kadunud kunagi täielikult, isegi mitte siis, kui ta tagasi tuli. Ella suri 1986. aastal, aasta enne Eesti taasiseseisvumist. Ta ei näinud päeva, mida tema mees oli ennustanud. Päeva, mil Eesti oli jälle vaba. Aga Helgi uskus, et Ella teadis. Ma arvan, et ema tundis seda tulevikus, ütles Helgi. Ta rääkis mulle enne surma, Helgi, ühel päeval Eesti on jälle vaba. Ja siis inimesed mäletavad, mida su isa tegi. Ja siis nad mõistavad, et tema ohver polnud asjatu. Ja Helgi elas piisavalt kaua, et näha seda päeva. 1991. aastal, kui Eesti kuulutas välja taasiseseisvuse, oli Helgi seal, Toompeal, koos tuhandete teiste eestlastega. Ja ta kandis endas fotot, vana, kulunud fotot oma isast, Otto Tiefist, Eesti Vabariigi peaministri asetäitjast. Aga mis sai neist, kes piinasid Tiefi? Kindral Savtšenko jätkas oma karjääri NKVD-s, hiljem KGB-s, ta tõusis kõrgele positsioonile, sai autasusid, elas hästi. Aga 1989. aastal, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, hakkas ka tema minevik teda kummitama. Arhiivid avati. Dokumendid paljastati. Ja Savtšenko nimi ilmus nimekirjades inimestest, kes olid vastutavad tuhandete surmade eest. Savtšenko suri 1993. aastal, vaikselt, oma voodis Moskvas. Ametlikult oli see vanadus. Aga paljud uskusid, et see oli süütunne. Sest Savtšenko viimased aastad olid täis vaikust. Ta ei andnud intervjuusid. Ta ei kirjutanud mälestusi. Ta lihtsalt kadus. Nagu ta tahaks, et maailm teda unustaks. Aga maailm ei unustanud. Ja täna, kui me räägime Tiefist, me räägime ka Savtšenkost. Mitte kangelasena. Vaid hoiatusena. Hoiatusena sellest, mis juhtub, kui inimene valib võimu südametunnistuse asemel. Aga mis sai tõlgist, sellest noorest eestlasest, kes pidi tõlkima Tiefi piinajate sõnu? Ta elas pikka elu. Ta abiellus, sai lapsi, läks pensionile. Aga ta kandis endas saladust 50 aastat. Ja alles oma surmavoodi ääres ta rääkis. Miks? Sest ma kartsin, ütles ta. Ma kartsin, et kui ma räägin, siis kõp tuleb. Isegi pärast Nõukogude Liidu lagunemist ma kartsin. Sest hirm ei kao kergesti. Aga nüüd, kui surm on lähedal, ma mõistan, et mul pole enam midagi karta. Ja ma mõistan, et kui ma ei räägi, siis see lugu sureb koos minuga. Tema lugu, tema tunnistus on see, mis tõi Tiefi loo tagasiellu. Sest ilma temata me ei teaks, mis toimus Pagari tänava keldris. Me ei teaks, kuidas NKVD üritas Tiefi murda. Me ei teaks, kuidas Tief vastas. Ja me ei teaks, et ta ei murdunud. Tõlk suri rahulikult, ümbritsetuna oma perekonnast. Ja tema viimased sõnad olid, ma nägin kangelast. Ja see muutis mind. Aga mis on Tiefi pärand täna? Eestis on tänavaid, mis kannavad tema nime. On mälestusmärke, mis austavad tema mälestust. On raamatud, mis räägivad tema loost. Aga tema tõeline pärand pole neis asjades. Tema tõeline pärand on mälestuses. Mälestuses sellest, et üks inimene, üks tavaline inimene, seisis vastu süsteemile, mis oli loodud teda murdma. Ja ta ei murdunud. Ja see mälestus elab edasi. Põlvkonnast põlvkonda. Ja see mälestus õpetab meile, et me ei pea murduma. Et me saame valida. Et me saame öelda, et ei. Isegi siis, kui hind on kõrge. Isegi siis, kui tagajärjed on kohutavad. Sest mõned asjad on olulisemad kui elu ise. Ja üks neist asjadest on vabadus. Mitte ainult poliitiline vabadus. Vaid vaimne vabadus. Vabadus olla see, kes sa oled. Vabadus uskuda sellesse, mida sa usud.
Vabadus elada vastavalt oma veendumustele. Ja see vabadus on see, mida Tief ei kaotanud kunagi. Isegi siis, kui kõik muu oli ära võetud. Aga üks küsimus jääb vastamata. Küsimus, mis kummitab meid siiani. Küsimus, millele pole lihtsat vastust. Kes oli see, kes lõpuks andis käsu Tiefi arreteerida? Kes oli see, kes otsustas, et Tief peab olema murtud, mitte tapetud? Kes oli see, kes kureeris kogu operatsiooni? Arhiivid viitavad Savtšenkole. Aga kas Savtšenko töötas üksi? Või oli keegi kõrgemal, keegi Moskvas, keegi Kremlis, kes andis käsu? Me ei tea. Sest need dokumendid, kui nad kunagi eksisteerisid, on hävitatud. Või peidetud. Või endiselt lukustatud arhiivides, kuhu meil pole juurdepääsu. Ja võib-olla me ei saa kunagi teada. Võib-olla see saladus jääb igaveseks saladuseks. Aga kas see on oluline? Kas me peame teadma täpset nime, täpset käsku, täpset hetke? Või on piisav teada, et süsteem, külm, bürokraatlik, inimvaenulik süsteem, üritas ühte meest murda? Ja et see mees ei murdunud? Ja et tema valik, tema keeldumine murduda, on see, mis loeb? Sest Tiefi lugu pole lugu ühest mehest. See on lugu meist kõigist. Lugu valikutest, mida me teeme. Lugu hinnast, mida me oleme valmis maksma. Lugu sellest, kes me oleme, kui kõik muu on ära võetud. Ja see lugu elab edasi. Täna. Homme. Igavesti. Sest tõde ei kao kunagi. Tõde võib olla peidetud. Tõde võib olla vaigistatud. Aga tõde elab alati edasi. Ja ühel päeval tõde tuleb välja. Nii nagu see tuli välja Tiefi puhul. Ja kui see tuleb välja, me mõistame, ohver polnud asjatu. Kannatused polnud tühised. Valik oli õige. Ja mees, kes ei murdunud, on kangelane. Mitte sellepärast, et ta võitis. Vaid sellepärast, et ta ei kaotanud iseennast. Ja see on kõige suurem võit.